tere hommikust, täna on juba, ma ei tea, mitmes päev ja... 6, ei või? 6 päev peaks olema. Ja eilne video tuleb siis täna, sest et eile oli ühe tüdrukul sünnipäev ja läks pidutsemiseks ja... Lõunal magasime. Jah, eile selles suhtes jah, meil väga pikk see video ei ole. No me ei saanud teha midagi ka, meil oli kogu aeg tegevus, pidime siin mingi ideid välja mõtlema, et nagu millest video teha ja siis täna me oleme filminud terve päev. Jah, aga need videod saame sinna panna ka. Jah, saate ka minna vaatama. Sama. Saime siis üle selle filmimise ülesande ja nüüd kõik filmivad. Selline on siis meie tänane lõuna, riis, salat, siin on siis liha, kartul ja siis mingi küüslaugukaste. Lõuna on söödud ja mu müts lendab minema. Ikka narvid kõvad ja nii, aga mis me täna siis teinud oleme? Täna oleme monteerinud suht normilt või no mina olen, ma sain oma esimese video valmis ja siis ideid väelnud, filminud ja rohkem midagi pole, praegu tulime lõunal, päris toit oli. Jaa, see mingi küüslaukukast oli nii hea, see oli tõesti maitsev. Aga mul selle video teemaga ei ole kõige toredam, et mulle ei meeldi, kuidas grupitöö on. Ei lähe peale see asi. Jaa, väga raske on inimestega töötada, kui nad ei räägi ilusti suga ja nagu samad keelt ja siis nad ei põhjenda ka ennast, mis nad teevad ja siis nad arvavad, meie siiski oleme siin kogenumad juba natukene võib-olla, õppinud midagi koolis, et kuidas asju monteerida ja teha ja videoplaanid. Need inimesed täiega seletavad, et teeme nagu siukses kohas, kus on nagu siuke varjuline, aga nagu samas ei ole täiesti varjuline ja siis ma ütlen, et no see videoklipp ei jää hea, sest et siis sul on mingi pooled nagu mingi näos laigud, kus on mingi valgus, vaata. Ja siis ma ütlen neile, kust nurga alt teha, sest ma näen, mina filmin, ma näen, kus mingi nurga alt võiks olla parem ja siis nad on nagu, ei, ma tahan siin. Ja need ei huvita, nii et see mulle ei meeldi. On praegu päike võtul normid praegu. Ma olen peitu päikese eest. See oleks mõni mitsike ju. Meie päev on selline olnud ja nüüd ülem päev peame ka nende videodega tegelema. Jep, 3 tükki veel. Valmis saama. Tere, on õhtu käes. Kella 8, Eestis on kell 10. Ja meil sai lõpuks kõik videod tehtud, editud ja monteeritud ja nüüd on sellega ühel pool. Täna sai siis teha meil 4 videot, mina sain teha 3. Ja mul on nii kopp ees nendest videodest. Mulle ei meeldinud see ülesanne. Nagu mulle muidu meeldib filmida ja monteerida, aga ma teeks seda üksi pigem. Aga jah, igatahes, ja kuidas sinul läks monteerimine ja kõik? Vähemalt okeilt. Mulle ei meeldinud see grupitöö. Paljud inimesed olid mingi pohvistid. Sul veab, sul on pusa, mul ei ole õues on päris küll. Ja kohe, kui päikelooja läheb väga külmaks on. Nagu reaalselt väga külm on. Aga ma kohe näitan meie vaadet ka, sest siin on praegu väga ilus päikeseloojang. Ja väga äge. Ja, kohe lähme sööma ka. Juhu. Päris elus on see ilusam. Samasugune suht tegelikult. Ei ole. On küll sama must on vähemalt. Näed rohkem lihtsalt. No seal on oranžim. No jah, võib-olla. Aga ma ei tea, ma tahaks näha, kas seda mäge saab nii hästi ja... Ei, kaamera ei võta nii hästi. Aga see näeb päris välja. See on meie tänane õhtusöök. Väga kummaline toit, ma isegi ei tea, mis see siis on. Siis sibularõngad või kalarõngad, tomat ja see on siis vegan versioon just. No nii, meie õhtusöök Lonno võttis siis need kalarõngad, need ei ole sibularõngad. Ma arvan, ei, this is fish.
ja ta ütleski, et need on kalarõngad. Noh, Need on parimad. söö siis juba. No on hea või? Pole isegi lõõgu. Meenutab ikkagi sibularõngast. Aga nagu lihaga. Okei. Proovi. Okei. Räägi. Nii, ma siis võtsin selle kahtlase asja. Mulle ei meeldi, kuidas see lõhnab, aga noh, ma maitsen ära. Kartulipudel. Mingi muna ja muna ja siip, mingi paprika ja pulv. Ma ei tea, mis see on. Okei, nojah, ma ei tea. Tomati ka. Saa. Pürtsikas. Küüslaug. Ma võtsin mingi terve küüslaugu sisse praegu. Okei. Näe, anname sulle küüslauguga kala ka. Võta see. No nii, eetsiks viltu, aga minu arust täitsa okei. On nagu liha. See on päris hea. Jah, okei on. Parem kui see. Sellest see parem. Tere! Ma just lõpetasin video monteerimise, et see teile kõigile ülesse panna. Ja nüüd meie plaanid muutusid, et me lähme kuskile linna. Nii et video läheb ikka pikemaks. Ja me jõudsimegi linna kohale. Ma olen nii õnnelik. Tema on meie tore autojuht. Ma olen väga tänulik talle, et ta meid siia tõi. Meil olime reaalselt nagu, et meil on igav, mis meil teha on. Ja nüüd saame linna avastada. Ja siia me tuleme paari päeva pärast jälle ja oleme siin 3 ööd. Nii, mõtlesin, et ma näitan siin, millised kütusehinnad on ka siis. See siin on emane vaal, keda nad siin kõik üritavad katsuda. Ja ta tuli siia 12. august. Ja 9 meetrit on pikk siis ka. Siin on siukene huvitav kuju. Lukuke. Tähendust ma sellele ei saanud. Küsisin selle hispaanlaselt. Sattusime järsku kuskile baari. Nii, teised jäid kõik baari. Meie tulime kohe baarist ära, sellepärast et meil on kõht tühi. Me ei söönud õhtusööki väga. Ja, suht siuke viik oli ikkagi mingi, kalarõngad. No see kalarõngad, mina söön tomatid lihtsalt. Et midagi võiks paremat kõhtu saada, ja. Jah, ja me lähme süüa võtma ja siis lähme tagasi, sest et me peame enda autojuhiga koos olema. Nii, sattusime siukse kiriku juurde. Siin üleval on need, issand, kuidas sa ütled nende kohta. Mingid lipikud, lehvikud. Ja linnatänavad on üsna tühjad, et inimesi väga ringi ei liigu. Aga nädala sees ka. Ja, aga samas see baari koht, kus me just olime, seal oli päris palju rahvast ikka. Mitte päris palju. Võib-olla meie tekitasime, sest meid on päris palju. Aga isegi turiste ei ole väga, mis on nagu huvitav. Sest tavaliselt ikka inimesi peaks olema, aga sa kuuled ainult truutirtsi. Nii, kohalik soovitas meil toidukohta ja Ranno sai endale Saraliku keretäie nüüd. Ja see maksab 9 eurot siis kokku. Kõik see. 9 eurot. Ja teadis ju. Meil välja nagu suur pitsa. Ja mina võtsin veel snäkiks juurde jalapeno-pallid. Ja see oli 5 eurot. Kuidas sulle toit maitseb? Päris hea. Lihtne asi tegelikult mingi vorst. Riikad juust. Ports on ikka korralik. See on nii. Me oleme nüüd tagasi siin majutuses, et linna peal sai käidud ja väga tore oli. Mina olen väga tänulik sellele Kevinile. Läheb seal põmm. Ja, et ta meid niimoodi viis linna peale ja saime kõhud täis. Ja suht suur oli ikka, korralik pleit, nagu mul on kõik see kõhus nüüd põhimõtteliselt ja ma ei tea, ma olen magama vast ära. Ja, nii et head ööd.
ja siia video lõppu ma panen siis meie päevatöö, et mida kõike me filmisime ja monteerisime. Did you know that 1/3 of the food is wasted? It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. Consume mindfully. Did you know that 87% of clothes end up in landfills? Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be mindful! Did you know that the majority of energy used by home electronics is actually while they are turned off and plugged in? Bueno. Pichu. No. Bueno. No. Do you know what the impacts your clothes have on the environment? During the production, the fashion industry produces up to 100 billion garments, and each year only 20% gets reused or recycled. So what happens to the rest? And the rest of the textiles end up in the landfills where they decompose, releasing greenhouse methane gas and other toxic chemicals. Ultimately, the fashion industry has a huge impact on the environment, but you can lower it. If you have clothes that you don't wear anymore, do not throw them away, even if they are damaged. But make sure to not let thrift shops deal with your waste, because 60 to 70% of the clothes donated end up in landfills. But what you can do instead? Well, you can use visible repairing, which is a really good way to make your piece unique, and there is a lot of tutorials on social media. For example, these pants, I just used a few simple stitches and patches, and it made the material a lot stronger and the clothing a lot more unique. Do not waste an opportunity. Do you know where all your trash goes? Every year we dump 2.12 billion tons of waste. Only 13% of the whole trash that we produce daily is going to be recycled. But what about the rest? Where do they go? Most of it ends up in our rivers, oceans, and beaches, and communities, threatening wildlife and destroying ecosystem. And with small steps you can create a big change. It all starts with you. What can you do to reduce waste in your daily life? You can also use reusable water bottle instead of contributing to the creation of new plastic.
For example, you can bring your reusable bag when crossing the shop. It's really important to recycle. That's glass. No? Yeah. That's it. And instead of buying clothes from fast fashion shops, opt for thrift stores instead. And if your clothes have holes in them, then repair them and make them unique to you. This prevents it from going to waste and ending up in the wrong places. Let us tell you how proper waste management will change the world. Sure to take the first step.